Tere tulemast kuulama Stebi podcasti Samm-sammult heaoluni. Kui sind huvitab tervis, heaolu, sport ja kõik selle maailmaga seonduv, siis oled kuulamas õiget linti. Tere tulemast kuulama järjekordset Stebi Samm-sammult podcasti. Mina ikka Ott Blum, kuid minuga on täna ka kaasprofessor ja geeniteadlane Triin Laisk. Tere, Triin! Tere! Geeniteadlane ja kaasprofessor, mina kummastki väga palju ei tea, aga siis ongi lihtsam, kui sina sellest ise võib-olla räägid, et kes, kust ja miks. Et kes on Triin igapäevaselt ja millega tegeleb? No, igapäevaselt ma tegelen geenide uurimisega selleks, et paremini mõista naiste tervist ja erinevaid terviseprobleeme. Ja kui teadustööst aeg üle jääb, siis ma juhendan tudengeid, vahel annan loenguid, vabal ajal kasvatan 10-aastast tütart ja kassi. Ja kui sellest ka veel aeg üle jääb, siis katsun sporti teha ja muidu elu nautida. Super. Nii et tegevust jagub. Aga kui rääkida täpsemalt geenimaailmast siis, või geenidega seotud maailmast, siis kuidas sinna sattusid? No kui ma keskkooli lõpetasin, siis ma ei suutnud hästi valida, et kas minna arsti õppima või bioloogiat ja siis lõpetasin ikkagi bioloogias ja sealt kuidagi üks asi viis teiseni ja nüüd ma olen selle valdkonnaga siis juba 20 aastat tegelenud. Kas on mõni eredaim mälestus ka sellest teekonnast tänase päevani? Ma ei tea, iga päev on oma, et mälestus ja sündmus, et tore on olnud, see on võib-olla siuke läbiv mälestus. Aga rääkisid ka sellest, et alati, kui aeg üle jääb, siis tahaks ka sportida ja liikuda, et kuidas muidu üleüldiselt sinu ja tervisliku eluviisi justkui suhe on, et kas sul on mingeid asju, mida sa kindlasti jälgid või kindlasti, mis sa igapäevaselt teed? No ma tahaks öelda, et minu ja tervisliku eluviisi suhted on head, et ma proovin selliseid tervisliku eluviisi põhimõtteid ikkagi igapäevaselt jälgida. Ja ma arvan, et selline läbiv märksõna on tasakaal, et erinevate elu osade ja aspektide vahel peab siis olema selline normaalne tasakaal, et millegagi ei läheks liiale, miski ei kannataks. Sest et kui sa kuskile suunad rohkem energiat, siis mingi teine valdkond kannatab, et baasvajadused peavad kaetud olema, et hästi oluline on selline korralik ööuni, et see annab kohe tunda, kui ma olen kehvasti maganud, et siis läheb päev untsu. Söön palju puu- ja juurvilju, liigun hästi palju jala, et mul on küll auto, aga kui vähegi võimalik, siis käin igal pool jala, et Tartu on selles mõttes ka ülihea linn selleks, sest kõik on käe ja jala juures. Et ja muidugi trenn kui selline organiseeritud treening on ka tähtis, sest see jälle paneb aju teistmoodi proovile. Aga nüüd 20 aastat geenide uurimist, kas see on ka sind kuidagi mõjutanud vaatama justkui tervist või tervislikku eluviisi teistmoodi? No, kindlasti on ja ühelt poolt kas või juba sellega, et eks ju kõrgema haridustasemega inimesed on natuke terviseteadlikumad, et mida rohkem ma siin teadusega tegelen, rohkem loen ja uurin, seda teadlikum ma olen igasugustest terviseriskidest ja sellest, kuidas mingid valikud mu elu mõjutavad. Kui rääkida kitsamalt naiste tervisest, siis millega mina tegelen, siis ka see on vastava valdkonna teadlikkust suurendanud ja näiteks üks minu teadussuundadest on emakakaelavähi geneetiliste riskifaktorite uurimine ja selle valdkonnaga tegeledes on minu jaoks saanud selgeks, et kuivõrd oluline näiteks on osaleda riiklikes screening-programmides, et siis vähki ennetada. Nii et see on kindlasti selle valdkonna otsene mõju. Nii et teadlikkus ja ennetustöö on sulle sisse raiutud, et tänu su tööle? See on kindlasti mulle sisse raiutud ja ma proovin ka omalt poolt sellesse panustada, siis on ju kas või nagu näiteks täna siin oma tööst rääkides, et ma loodan, et kui inimene on ju kuuleb, et ma räägin emakakaelavähist, et screening on oluline, et siis see teadmine jõuab ka temani. Aga pean ära küsima klassikalise küsimuse.
mida Stebis pean, kõik peavad vastama selle, ütleme niimoodi. Et mis on heaolu sinu jaoks? Alustad kohe väga raskete küsimustega. No heaolu on võib-olla üks nendest asjadest, mida me igapäevaselt on ju tunneme ja tunnetame, aga mida võib-olla niimoodi kogu aeg ei defineeri enda jaoks. Ja ma arvan, et see on minu jaoks siuke komplekt erinevatest teguritest, et ühes äärmuses võib-olla on need baasvajadusest, millest me rääkisime, on ju. Et mul on olemas peavari, ma olen oma kehale pakkunud kvaliteetset kütust, mul on rahuldust pakkuv töö ja siukesed eneseteostamisvõimalused, mul on head lähedased suhted. Ma ei pea muretsema selle pärast, et kas homme kuskile mingi pomm kukub, on ju. Et kui kõik need on kaetud, siis jääb aega nendeks kirssideks tordi peal, mis on siis need siuksed ägedad hetked igapäevas, kus sa märkad, et noh, ma ei tea, praegu on väljas sügis, on ju, et see puu on mingit üliägedat värvi või täna on eriti ilus päikeseloojang või kuskil on nagu tänaval nunnu kass, et kui mul on kõik hästi ja mul jääb aega ja energiat selliste asjade märkamiseks, siis see ongi minu jaoks heaolu. Väga, väga äge. Kõigil on nii erinev arusaam, aga kõik suudavad selle nii ilusast sõnadesse panna, et sellest saab kindlasti ehk motivatsiooni, et kui märkate detaile, siis tegelikult juba muu baasvajadused ju siis on hästi. Aga sukelduks äkki siis natuke detailidesse ja täpsemalt siis geenidesse, mis ongi väga väikesed või meie sees. Et äkki sa suudad minule justkui teeme nii, et 5-aastasele seletada, et mis see geen ise üleüldiselt on? No geenid piltlikult võttes on meie keha selline retseptiraamat või nagu Lego juhised, et kuidas kokku panna. Et geenides on kirjas kõik see vajalik info kõikide meie keha rakkude tööks. Et rakud teaks, on ju, milliseks rakuks nad peavad saama ja kuidas ja millisel ajahetkel tööle hakkama. Ehk siis juhised meie keha toimimiseks. Ja selle uurimine praegusel hetkel on oluline, sest kas me saame neid kuidagi mõjutada või mis on see põhjus, miks me neid uurime tegelikult? No siin on nüüd on ju 2 küsimust, et geenide mõjutamine on võib-olla natuke sellisem utoopilisem valdkond, et seda üritatakse teha ja mingites kontekstides ka tehakse, aga see on kindlasti selline valdkond, mis võib-olla nagu igapäevaselt inimeste ellu niimoodi ei jõua. Aga miks geene uurida on see, et kuna seal on ju juhised meie keha toimimiseks, siis seal on olemas info ka meie haigusriskide kohta. Et ma siin tegelikult võib-olla küsiks vahelduseks sinu käest, et kas oskad võib-olla pakkuda mõne inimese haiguse või tunnuse, kus geenid ei mängiks rolli? Kus geenid ei mängiks rolli? Jaa. Keeruline. Tavaliselt räägitakse ikka, et geenid on seotud ja kuna me pärime oma geene ja kõik see pärilikkus on ka sellega seotud, siis tavaliselt me ei saa nagu vaadata üht ilma teiseta, ehk siis geenid ja haigused käivad justkui käsi käes. Ja see on kusjuures väga hea vastus, ma tihti küsin seda küsimust loengutest tudengite käest ja nemad näiteks ütlevad, on ju, et vigastused, jalaluumurd. Aga mina jälle siis küsin on ju vastu, et kas näiteks luutihedus on geneetiliselt määratud, siis nad jäävad mõtlikuks, et jaa, tead, tegelikult on ikka küll. Ja nii palju me oleme siin aastate jooksul uurides teada saanud, et praktiliselt kõiki meie siis haigusriske ja meie tunnuseid on, et kui pikalt me oleme, kui palju me kaalume, milline meie välimus on, et seda kõike mõjutavad geenid. Ja kui me neid geene uurime, eks ju, siis me saame rohkem teada igasuguste haiguste bioloogiliste tagamaade kohta ja ideaalis me tahaksime seda infot siis ka ju kasutada, et inimeste tervist paremaks muuta. Aga kui kaugele me oleme sellega jõudnud? Kas me oleme veel täiesti geenimaailma alguses või tegelikult me varsti teame geenidest palju, aga lihtsalt, et kuidas me seda infot ära kasutame, see on hoopis järgmine etapp. Just identifitseerisid väga hästi need valukohad, et
et inimese genoomi järjestust me teame nüüd vist juba 20 aastat, et äkki sel aastal saabki 20 aastat täis, mis mingis mõttes on ju päris pikk aeg juba, et võiks ju juba palju teada. Aga teisalt tõesti me oleme võib-olla mingi teekonna alguses alles, sest et kõik on palju keerulisem kui alguses arvati, et et enamasti ikkagi ei ole niimoodi, et üks geen määrab mingit ühte konkreetset tunnust või ühte konkreetset haigust, et enamike haiguste puhul mängivad rolli ikkagi väga paljud geenid ja et asi veel keerulisem oleks, siis need geenid ju interakteeruvad ka meie keskkonna ja elustiiliga, mis muudab selle tõlgendamise veel raskemaks. Et kuigi me oleme pika tee juba käinud, siis pikk tee on veel ees minna ka, aga esimesi selliseid edusamme on kindlasti ka juba praegu näha. Sest oleme kuulnud, et nüüd on ju tegelikult geenide kaudu võimalik ikkagi justkui ette teada mingil määral ka tõesti kaasuvaid haigusid. Jaa, kindlasti, et geneetilist infot saab rakendada siis ka tervishoiusüsteemis. Nüüd kas ja kuidas rakendada, see sõltub siis konkreetsest haigusest. Et on selliseid haiguseid, kus tõesti üks konkreetne geenidefekt mõjutab niivõrd palju selle geeni tööd, et tulemuseks on mingi konkreetne haigus. Ja siin on heaks näiteks kas siis süstiline fibroos või sellised nii-öelda perekondlikud rinnavähi juhtumid, et kui see defektne geen perekonnas on, siis on väga suur tõenäosus, et selle perekonna naistel siis on oluliselt tõusnud rinnavähi risk. Ja selliste haiguste korral siis on see lähenemine natukene lihtsam, sest me teame täpselt, mida otsida, on ju, et siin seda rinnavähi näidet jätkates, kui naine teab, et tal on perekonnas, ma ei tea, emal, vanaemal, naissoost lähisugulastel rinnavähk esinenud, ta võib teha geenitesti, kus vaadatakse, kas siis ka temal on see defektne geen. Ja sealt edasi on siis võimalik kas tihedamalt skriinida või valida mingeid selliseid natukene ekstreemsemaid ennetusmeetmeid. Probleem on selles, et enamik haiguseid ja tunnuseid on nii-öelda komplekstunnused või komplekshaigused, mis tähendab, et oma roll on nii geenidel, keskkonnal kui ka elustiilil. Ja selles kontekstis me võime geene vaadata kui siis nagu sünnil kätte mängitud kaardipakki. Aga me kõik, kes oleme kaarte mänginud, me ju teame, et see mängu lõpptulemus ei sõltu ainult nendest kaartidest, mis sul käes on. Et sõltub, kuidas sa mängid, sõltub, kellega sa mängid ja natuke on ka on ju õnne vaja. Et sellisel juhul geenid võib-olla määravad sellise baasriski, mis võib, aga ei pruugi realiseeruda. Ja selliste haiguste puhul me saame siis sellist geneetilist testimist või geneetilist infot kasutada rohkem nagu screening testina, et siis leida need inimesed, kellel on suurem tõenäosus kas siis teist tüüpi diabeediks või südame-veresoonkonna haigusteks. Ja kuna me räägime siin täna spordist ja tervisest ja heaolust, siis ma mainin ka ära, et sellised tunnused nagu sportlik võimekus ja toitumine on hästi komplekssed tunnused, mis tähendab, et ainult geenitesti abil on ikkagi väga keeruline nüüd öelda, et mis spordialaga mingi inimene tegelema peaks või kuidas ta täpselt toituma peaks. Et kui me nüüd jätame siin välja mingid konkreetsed terviseprobleemid, näiteks laktoositalumatus, mis on niimoodi ühe geeni poolt määratud, et siis enamasti sellised geenitestid on siuke võib-olla oma lõpuks tehtavad asjad, mis ei ole nagu mingi supermäärava tähtsusega. Ehk siis tegelikult võib kokkuvõtvalt öelda, et geenide uurimine veel ei aita sul teada kõike sinu tervisest, vaid sa ise ikkagi mängid ka rolli. Jaa, me vaikselt liigume ju sinna poole, et meil oleks personaalsema lähenemisega meditsiin, et inimesed on ikkagi erinevad, iga inimene vajab erinevat lähenemist ja osaliselt see erinev lähenemine võiks siis ka seisneda selles, et me hindame inimese mingeid baastervise riske ja saame siis seda lähenemist tema vajadustele sobivamaks kohandada. Aga kas geeni uurimisel on ka välja mõeldud selline ilus lõpp-punkt, kuhu võiks jõuda või et kus on see tipp, mida me saame näiteks geenide abil teada või on see, kuhu me tahame jõuda?
ma jälle, mul on see tüüpilise teadlase probleem, et ma ei oska siuksi mustvalgeid vastuseid anda, et igal pool tuleb. Aga olgem reaalsed siis. Igale pool tuleb ette see, see sõltub, eks ju. Ja ma kardan, et kui ma praegu siin midagi välja käiks, siis ma jälle natuke lihtsustaks seda pilti, et kuna veel nii palju on seda, mida me ei tea, siis see ühelt poolt muudab nagu keerulisemaks selle geeniteadmiste rakendamise, aga teisalt ka inimeste nagu nutikusel ei ole piire, et ka viimastel aastatel on toimunud tohutu metoodika areng, mis mingis mõttes võimaldab neid teadmisi geneetiliste riskide kohta rakendada, et ma olen siuke optimist. Nii et minna veel kõvasti aga me ei tea lihtsalt, mis suunas me läheme. Õiges suunas, ikka õiges suunas. Aga suundi võib olla mitu. Sa küll rääkisid sellest, et geenide muutmisest, et see siis lõppkokkuvõttes ei ole võimalik. Ei, see on võimalik, aga lihtsalt siin peab arvestama sellega, et kui geene muuta, siis me tahame seda teha hästi spetsiifiliselt ja konkreetse sihiga, et me ei taha mingeid soovimatuid kõrvaltoimeid. Ja see muudabki selle nii keeruliseks, et kuidas me saavutame selle, et me suudame mingit geeni aktiveerida või välja lülitada mingis konkreetses koes, mingil konkreetsel ajahetkel. Et eks neid eksperimente ikka tehakse ja ka esimesed nii-öelda geeniteraapiad mingite haruldasemate haiguste jaoks on kasutusel. Aga kui me nüüd räägime sellistest hästi levinud haigustest, nagu näiteks teist tüüpi diabeet või südame-veresoonkonna haigused, siis nende puhul neid mõjutavaid geene on nii palju. Et neid saa välja lülitada. Ei, me isegi, mida me seal täpselt nagu muudaksime, et tihti need muutused geenides ei ole ka otseselt nagu patoloogia, et see on midagi halvasti. Et need on lihtsalt sellised individuaalsed eripärad, mis siis nagu kuhjudes viivad selleni, et karikas hakkab piltlikult öeldes üle ajama ja siis see haigusrisk realiseerub. Kui küsida veel viimane nii-öelda üldine geenide kohta küsimus, siis kui palju meie geenidest edasi kandub ikkagi pärilikkusega või kas on mingi kindel selline protsentuaalne vahemik, kui palju pärib? No igal tunnusel või haigusel on see oma selline arvuline väärtus siis, et kui palju geenid määravad selle tunnuse varieeruvusest populatsioonist ja üle kõikide siis haiguste ja tunnuste tehtud uuringud näitavad, et see keskmine ongi kuskil 50%. Et kui me võtame keskmistatult üle kõikide tunnuste ja haiguste, siis see 50% tuleneb geenidest. Kuldne kesktee. Ja see on selline hea vastus, mida anda, kui täpselt ei tea, aga eks lapsele saab öelda, et 50-50, et on geenidega, kuidas see kaardipakk kätte mängib. Aga kuna sa oled spetsialiseerunud tegelikult just geeniuuringutele puhul naiste tervisele, siis mida sa praegu täpsemalt selle puhul uurid või mis käsil on? No mul on käsil mitu erinevat teadussuunda, loomulikult ma ei tee seda üksi, eks ju, et teadus on tiimitöö, mul on oma töörühm ja oma tudengid, kes mind selles aitavad. Aga üks teadussuundadest, nagu mainitud, keskendub siis emakakaelavähi geneetiliste ja riskitegurite uurimisele, et mis on, me kõik teame, ma vähemalt loodan, et emakakaelavähki põhjustab siis inimese papilloomiviirus, aga oma roll on ka naise enda geneetikal, ehk siis kuidas tema organism selle viirusega toime tuleb ja kas on oht, et sealt siis tekib mingi pahaloomuline kasvaja. Ja selle teadusprojekti siis selline ülim eesmärk võiks siis olla see, et äkki me saame infot geneetiliste riskifaktorite kohta kasutada siis screening programmide efektiivsemaks muutmiseks, et me suudame leida need naised, kes siis peaksid olema kõrgendatud tähelepanu all või kes näiteks võiksid enda vaktsineerida, kui nad seda juba teinud ei ole. Ja nüüd teine suurem suund, millega ma just hiljuti alustasin ja mille tegemiseks või uurimiseks ma sain ka siis L'Oreal UNESCO naised teaduses noorte talentide programmi stipendiumi Eestis, on hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite farmakogeneetika.
ja mis see farmakogeneetika tähendab, on siis see, et hormonaalsed rasestumisvastased vahendid on, eks ju, üks enim kasutatavaid ravimeid maailmas. Ja paljude naiste jaoks on siis neile sobivaima preparaadi leidmine selline paras katse-eksitusmeetod on ju, tekivad mingid soovimatud kõrvaltoimed. Ja me senimaani tegelikult ei tea, on ju, et miks need kõrvaltoimed tekivad või kellel need kõrvaltoimed tekivad. Ja me nüüd soovimegi kasutada siis Eesti geenivaramu andmeid selleks, et uurida, äkki me leiame siis mingid geneetilised tegurid, mis on seotud nende kõrvaltoimete riskiga. Ja samamoodi siis see eesmärk oleks, et kui me midagi leiame, et on sellised vettpidavad leiud, et siis seda infot saaks kasutada patsientide nõustamisel ja siis neile enim sobiva rasestumisvastase vahendi valimisel. Eks sa nüüd praegu seletasid vist hästi lahti ka, miks on vaja meeste ja naiste geene eraldi uurida. Kui me räägime näiteks ravimitest või üleüldiselt, et me ühe puuga ei ole vist löödud geenid. No üldiselt, kui me jätame välja sugukromosoomid, siis on ju geenid on meil tegelikult samad, sest kuigi on meil raamatud, et mehed on Marsid ja naised Veenuselt, siis me tegelikult oleme kõik ikkagi üks liik. Küll aga miks ma keskendun just naistel on see, et ajalooliselt on naiste tervis olnud alauuritud. Võiks isegi öelda, et krooniliselt ja see meditsiinisüsteem on pigem meestekeskne, mis tähendab, et ka meie nagu arusaamad organismi toimimisest või haiguste tekkeprotsessidest on rohkem meestekesksed. Ja jälle siin on selle jutu illustreerimiseks, ma küsiks jälle sinult, on ju, et kui ma nüüd küsin, et mis on kõige tavalisemad infarkti sümptomid, siis mis sul pähe tuleb? Infarkti sümptomid on valu rinnus. Just, et inimesed tavaliselt vastavad, et valu rinnus või siis valu vasakus käes, on ju. Aga need on tegelikult sellised klassikalised sümptomid meestel. Ja naistel on hoopis sagedamini võib näiteks olla mingi siuke ebamäärane iiveldus või siuke tugev väsimustunne. Võib ka olla nagu valu ja ebamugavustunne rinnus, aga see paikneb ka natuke teistmoodi kui meestel. Ja see viib siis on ju selleni, et naised saavad sagedamini valediagnoosi ja ka nende suremus infarkti tagajärjel võib siis olla kõrgem kui meestel. Ja just seetõttu meil ongi vaja mehi ja naisi eraldi uurida, sest nagu sa ütlesid, me ei ole päris ühe puuga löödud, kuigi meil võib-olla on samad geenid, on ju. Et inimesed, ütleme, mehed ja naised on võrdsed, aga samas me oleme ikkagi bioloogiliselt erinevad selles mõttes, et naiste keha rasvaprotsent on teistsugune, meie hormoonid on natuke teistsugused ja see mõjutab kogu organismi toimimist ja ka näiteks ravimite mõju, et jälle siuke fun fact, et enamik neid ravimidoosi soovitusi on ikkagi meeste peale arvutatud, enamik kõrvaltoimete infost on ka meeste peal tehtud uuringute põhjal sinna lehtedele kirja pandud, et meil on lihtsalt niivõrd palju veel uurida, et see selline kaotatud aeg tagasi teha ja jõuda nii kaugele, et siis see arusaam nagu naiste keha toimimisest, naiste terviseriskidest oleks siis võrreldav sellega, mis me meeste kohta teame, et siis naistele samamoodi nagu võimalikult head niisugust tervishoidu pakkuda. Nii et lühidalt kokku võetes siis geenid on justkui samad, aga organismi käitumises või igapäevaelus nad väljendavad hoopis teistmoodi võib-olla. Tõesti, jällegi uus info, ma arvan päris paljudele, et infarkt ei ole ainult valu rinnus. Aga siit ongi võib-olla hea edasi minna, et millised on võib-olla suurimad müüdid, mida geeniteadlased saavad juba tänasel päeval ümber lükata, olgu see siis kas naistest või meestest või vaktsiinidest või viljatusest, et kas sul on mõni näide tuua? No ma arvan, et see, mis müüte iga teadlane saab ümber lükata, sõltub on ju tõesti sellest valdkonnast, millega tema tegeleb, et mina näiteks taastuvenergeetika teemadel ei julgeks sõna võtta. Ma ise olen päris palju tõesti ajakirjanduses sõna võtnud siis naiste tervisega seotud müütide
ja koroona pandeemia ajal ka siis vaktsineerimisega seotud müütide teemal, eriti mis puudutab siis vaktsineerimise mõju viljakusele näiteks, et siin pandeemia tippaegadel levis igasuguseid koledaid müüte, kuidas koroonavaktsiin on ju suurendab abortide esinemissagedust, teeb naisi viljatuks ja noh, mis iganes on ju, et need ei vasta tõele, et ma taaskord lükkaks neid ümber. Aga ma arvan, et see koroonapandeemia kenasti nagu illustreeris seda, kui tähtis on, et teadlased räägiksid oma tööst. Vahet ei ole, mis valdkonnaga nad tegelevad ja just selleks, et kinnistuks selline teaduskeskne maailmapilt või teaduspõhine maailmapilt. Sest kui meil seda ei ole, siis on palju rohkem kõlapinda igasugusel pseudoteadusel. Ja teadlaste jaoks on oluline oma tööst rääkida ka seetõttu, et kõik need geeniuuringud, millest me siin täna oleme rääkinud, on ju, et ma ju vist ka mainisin, et on inimese genoom sekveneeriti 20 aastat tagasi, noh nüüd 20 aastat hiljem me juba teeme mingeid edusamme, aga me ikka ei rakenda seda veel nagu täielikult. Et see illustreerib väga kenasti, et teadustöö jõudmine kliinilisse praktikasse võib kohutavalt kaua aega võtta. Aga kui inimesed räägivad oma tööst, siis nad suurendavad teadlikkust ja tihti see teadlikkuse suurendamine teeb võib-olla rohkem ära kui mingi geeniteraapia. Nii et tegelikult isegi jutt geenidest või teadusest saab ennetada ju tegelikult seda lõppu, kui inimene võib-olla ei mõtle sellele enne ja satubki juba siis, ütleme, meditsiini valdkonda mõnel kurval põhjusel. Just. Aga kui näiteks ma mõtlen, et okei, mul on hästi palju nii-öelda minus on geen ja seda vajab uurimist ja praegu seda uuritakse ka ja ma saan mingeid asju enda jaoks teha, mida ma saan uurida, siis kust üks tavaline inimene võiks alustada, kui ta pole mitte kunagi lasknud meelega oma geeni uurida, aga tal on huvi siis nii-öelda lugeda midagi välja sealt? No sellega on nii, et kui sul perekonnas ei ole mingeid nii-öelda tugevalt geneetilisi haiguseid, on ju näiteks mingid vähivormid või muud väga sellise raskete sümptomitega haiguseid, siis on tõesti raske kuskilt peale hakata, sest et ei tea, mida otsida. Ja kuigi on päris palju selliseid otse tarbijale suunatuid geeniteste turul, siis tihti nende probleem on see, et nad jätavad inimese selle infoga üksi. Et sa on ju saadad oma DNA proovi kuskile testimisse, sa saad mingi raporti, aga kui sul nüüd ei ole kas meditsiinilist või bioloogilist haridust, siis sa võib-olla ei oska sellega midagi peale hakata ja see hirmutab sind. Et seetõttu mulle endale mulle väga meeldib see, et inimesed nagu võtavad vastutuse oma tervise eest enda kätte ja ise uurivad ja on uudishimulikud, aga samas seal tuleb ka see tasakaal leida, et seda infot nüüd liiga palju ei saaks, et seetõttu mulle võib-olla rohkem meeldiks see, et kui see nii-öelda personaalmeditsiin ja geneetiline testimine oleks rohkem nagu riiklikult organiseeritud ja osa siis nagu riiklikust tervishoiusüsteemist, kus siis mingil standardiseeritud, kontrollitud viisil hinnatakse inimese terviseriske ja antakse talle tagasisidet, sest ise neid teste kusagilt netist tellides on ja iga teenusepakkuja läheneb võib-olla nagu oma moodi sellele, et see lõpuks sa ei tea, mis sa sealt saad. Aga lühidalt öeldes nagu on ka läbi kõlanud tegelikult terve selle vestluse, et tasub mõelda vist oma sugulaste peale kõigepealt, et siis sa vähemalt välistada küll ei saa, aga samas sa saad võib-olla kindlust, et kust mida alustada või uurida. See võiks kindlasti olla esimene samm, et see võib olla mingi siuke veidi kummaline pühapäeva laua vestlus on ja et kuule, mis haigused meil perekonnas on, aga mingi info see annab kindlasti. Ja siis võib-olla ma nüüd puusalt muidugi pakun, aga kui on tõesti perekonnas väga levinud mõned sellised pärikud haigused, siis ma arvan ka tõesti arstid oskavad juba suunata uuringute poole, et ise ei pea võib-olla ise selle infoga nagu ringi hakkama jooksma, vaid küsida ikkagi eksperdi käest ja vaadata, kas on vaja justkui lisaks uurida või mitte. Just.
super. Aga nüüd sa oled kaua neid geene uurinud, et kas sul on ka meestele või naistele või mõlemale korraga äkki anda kaasa mõni soovitus, kuidas sina näed, et võiksime tervislikumalt elada, et meie geenid oleks tervemad ja ühtegi halba asja sealt välja ei lööks. Ühtegi on muidugi väga liialdus, aga... No jah, siukest lollikindlat imerohtu mul ei ole, et kui oleks, siis ma oleks juba mingi startupi teinud, aga jah, tõesti võib-olla kõlab nagu katkine plaat on ja ka siuksed tervislikud eluviisid, et toitu tervislikult, füüsiline aktiivsus, stressi maandamine on ju, kõik see mõjutab, kuidas meie geenid avalduvad, et me saame ise nii palju ju ära teha. Ja jällegi, kui on mingi probleem, ikkagi käige arsti juures, et arstid on üldiselt inimese sõbrad. Just Eesti meeste puhul on eks ju see probleem, et nad jõuavad arsti juurde võib-olla liiga hilja, et see on nagu siuke nali juba, et kui jalg otsast ära kukub, et okei, ma siis nüüd lähen, on ju. Et tõesti võib-olla regulaarsemalt arsti juures käia, kui kui kutsutakse mingisse screeningusse, olgu see siis emakakaelavähk, rinnavähk, jämesoolevähk, et need screening programmid on välja mõeldud selle jaoks, et varakult avastada haigusjuhte, et kindlasti tasub osaleda. Ja omalt poolt lisan ka siia selle, et kui on mure, siis tasub minna, et ega järjekorrad sellepärast lühemaks ei lähe, et oodata. Et tasub kirja panna ja oma mure ära rääkida, ütleme niimoodi. Just, et kui sa täna paned aja kirja, siis see aeg jõuab kiiremini kätte, kui sa homme selle kirja paned. Täpselt. Aga enne kui lähme veel korraks sinu enda juurde tagasi, et kuidas sina siis seda balanssi hoiad ja stressi maandad, et kas sul on veel midagi lisada üleüldiselt geenimaailmast või lähme edasi? No ma lisan seda, et põnev on, aga võime edasi minna. Nii et sa kõik, kes tahavad midagi õppima minna, siis võiks minna näiteks õppima midagi geenidega seoses? Võib seda õppida, hästi palju on ka toredaid selliseid populaarteaduslikke raamatuid tehtud, mis natuke seda geenide ja pärilikkuse maailma avavad, et neid võib ka täitsa julgelt lugeda, et enamasti need on kirjutatud niimoodi, et ka inimene, kes ei ole vastava valdkonna taustaga, saab ikkagi aru neist. Tore. Aga mis on veel toredam, et nagu enne meil vestluses omavahel välja tuli, et siis sa tegeled sellise huvitav spordialaga nagu Brasiilia Jiu-Jitsu. Äkki avad seda natuke meile, et kuidas sa sellise spordi juurde jõudsid üldse? Ma natuke võib-olla räägin, mis see Brasiilia Jiu-Jitsu on. Jah, alustame sellest muidugi. Brasiilia Jiu-Jitsu ehk siis lühidalt jits või maasvõitlus on siis kontaktspordiala ja mulle meeldib see, et seda võrreldakse siis selliste asjadega nagu inimmale või agressiivne kallistamine, mis mulle endale väga meeldib, on siis võrdlus, et see on justkui riiete kokku voltimine, nii et inimesed on seal samal ajal veel sees. Ehk siis väga, väga lõbus. Aga mina jõudsin selle spordiala juurde siis aastal 2017, nii et juba 6 aastat. Ja sellega oli niimoodi, et mingi hetk ma teadvustasin enda jaoks, et on olemas siuke asi nagu MMA, eks ju, on ju mingid tüübid puuris kaklevad. See tundus nagu vahva, aga samas mulle see löömise osa nagu üldse ei meeldi. Ja siis ma olin väga meeldivalt üllatunud, kui tuli välja, et on olemas ka siis eraldi selline ala nagu maasvõitlus, mis siis ongi see Brasiilia Jiu-Jitsu, kus seda löögi poolt ei ole ja siis vastase alistamine toimub siis kas mingite liigeselukkude või kägistustega näiteks. Ja kuna ma olen Tartus, siis ma treenin spordiklubis Võimla ja siis aastal 2017 jäigi mulle, ma arvan, et see oli äkki Lõunakeskuses silma üks poster, kus nad reklaamisid, et nüüd alustavad uued baaskursused. Ja siis ma mõtlesin, et sure, why not, et proovime. Ja see kõlab natukene roosa manna vahusalt, aga see oli siuke armastus esimesest silmapilgust, et hästi vahva spordiala. Kas seal on mingeid, kuna sa oled seal rohkem sees, kas seal on mingeid piiranguid ka
näiteks et saavad nii mehed, naised, lapsed, noored, vanad sellega tegeleda või ta seab ikkagi mingid piire? No ma tahaks öelda küll, et JITS on kõigile, on ju, aga kuna tegemist on ikkagi kontaktspordiga, siis tuleb sellega arvestada, mis tähendab, et sul on lähikontakt on ju väga higiste inimestega, see lihtsalt kõigile ei meeldi ja ei sobi. Aga meie klubis ka ei ole lastetrenne, aga ma tean, et mujal maailmas ka see on nagu laste jaoks hästi nagu tore sihuke spordiala. Ja miks ma julgeks öelda, et see on ju kõigile ja kõik võiks seda teha, on see, et see on selline üks väheseid võimalusi, kus täiskasvanud saavad mürada. Et lapsepõlves me hästi palju mürasime, rüselesime, aga täiskasvanuna väga ei teki selleks võimalust. Et see on hästi vahva ja teisalt mis ma olen enda jaoks lahti mõtestanud, et miks see mulle meeldib, on see, et sa saad oma organismi sellist ärevust või seda fight or flight reaktsiooni rakendada siis sellises kõige loomulikumas kontekstis, aga teha seda turvaliselt, on ju, et kogu see võitluselement on seal hästi kontrollitud ja hästi ohutu. Ja kui see fight or flight reaktsioon on sul rakendust leidnud, siis ta nagu äkki igapäevaelus siis rakendub vähem ja sellist üldist ärevust tekib vähem. Vähemalt ma enda puhul tunnen seda niimoodi. Aga kui lapsepõlves öeldi, et pill tuleb pika ilu peale, kas haiget ka saab? Kusjuures ma olen 6 aastat seda teinud, mul on väga vähe vigastusi olnud, et eks ikka juhtub asju, sest et kontaktsport, aga samas see on kontrollitud ja sa oskad seda oodata, seetõttu ma olen ka oma füsioterapeudiga seda arutanud, et vigastusi on tegelikult vähem kui näiteks jalgpallis või korvpallis, kus sul inimesed suurtel kiirustel niimoodi ootamatult kokku jooksevad. Et kindlasti ei tasu sellest vigastushirmust ennast lasta nagu tagasi hoida, et trennis on turvaline. Väga õige. Ja nii on ka väga paljude trennidega, kuhu võib-olla ei julge minna. Aga tegelikult, kui on treener ja kontrollitud keskkond, siis on väga vähe võimalusi, mis saavad tegelikult valesti minna. Ja, see on vähemalt minu vaade. Ja, ma olen sellega absoluutselt nõus ja see on ka võib-olla üks tähtis õppetund, mida siin JITSi minek mulle õpetas on, et tasub proovida asju, mis esmapilgul tunduvad hirmutavad, et tegelikult võib välja tulla, et need on mega toredad. Sa oled aastateks sõltuvuses, ma olen sealt saanud mega toreda sõpruskonna, kellega me oleme ka palju muid asju koos teinud ja proovinud, et 10 kogemus. Ja mehi-naisi jätkub, selles suhtes grupid on täis. Ja mehi-naisi jätkub, et kindlasti on trennides rohkem mehi kui naisi, aga see on ka naistele täiesti nii-öelda sobilik spordiala, et meie klubis, ma arvan, on regulaarselt kuskil 10 naist mati peal, nii et treeningpartner ikka leiab. Ja kusjuures ka kuttidega on väga okei nagu sparrida, et nad oskavad seda vastupanu timmida vastavalt partnerile. Treeningi eesmärgid saavad täidetud, ütleme niimoodi, igal juhul arvatavasti. Okei, aga siis äkki lõpetuseks, et kogu see info seedida jõuaks, teeme ühe lihtsama sektsiooni, et selline kiirem küsimus-vastus. Mina küsin, sina üritad siis võimalikult esimese asja, mis pähe tuleb, vastata. Kiirus võib-olla ei olegi oluline, vaid see, et mis see sinu esimene reaktsioon selle oleks. Ja alati võib ka mitu asja olla, et ei pea ühega piirduma. Aga mis värvi on sinu jaoks tervis ja heaolu? Kollane nagu päikesepaiste. Äkki sul on üks filmisoovitus? Ainult ühega on, see on see valdkond, kus ainult ühega on raske piirduda. Siin võib kogu triloogia ka taha ehitada. No mulle väga meeldivad Harry Potteri filmid, aga kui võtta selline üks konkreetne film, siis The Perfect Sense on hästi vahva film. Ta ei ole vist nagu väga kuulus, aga ta on minu jaoks selline äge, hoopis teistmoodi maailmalõpu film, mis on nagu ühelt poolt hästi ilus ja teisalt kohutavat õõva tekitav. Üks reisi sihtkoha soovitus äkki? Ma arvan, et kõige sügavama mulje on jätnud Lõuna-Aafrika Vabariik.
päris kaugel. Jaa, aga kusjuures sama ajavöönd, aga noh, see on, seal on lihtsalt niivõrd palju teha ja kogeda ja see on nii hea söök ja nii head veinid ja nii ilus loodus, et jah. Klassikaline, pean küsima ka ühe raamatu soovituse. No tänu oma lapsele ma olen hästi palju siin lasteraamatute lainel, et neid tasub alati uuesti lugeda. Siis mulle väga meeldivad krimkad, eriti just siuke Nordic noir valdkond, et üks Islandi autor on, ma ei tea, kuidas seda hääldada, Yrsa Sigurdadottir, et tal on hästi kihvtid raamatud ja kui tahta raamatut lugedes hästi palju tunda, hästi palju erinevaid emotsioone, siis mees nimega Ove või A Man Called või Named Ove, ma täpselt ei mäleta, mis see pealkiri oli, aga see oli küll siuke raamat, et iga peatükk ma nagu süda tahtis plahvatada ja pisarad voolasid, see oli lihtsalt nagu niivõrd hea raamat selles mõttes. Ehk siis see, mida raamat tegema peabki. Just. Kas sa oled rohkem SMS-i või kõneinimene? Kindlasti sõnumid. Tore, et seda vähemalt siia tulid rääkima. Jah, ma ei tea, see on vist eestlaste teema, et mõte sellest, et sa pead kellelegi helistama, et mingit asja ajada on, lihtsalt sa pead pool päeva selleks ette valmistuma. Ja mustvalgel on kirjas siis ära unustada. Ja. Kas hommik või õhtu? Keskpäev. Keskpäev, super. Kohv või tee? Kohv piimaga. Kohv piimaga, hea täpsustus. Meri või mets? Mets mere ääres. Sobib. Kas muusika või vaikus? Vaikus. Vaikus. Ja viimane asi, mis on äkki sinu järgmine tervislik samm või väljakutse, mida sa tahad proovida? Sellega on siuke vahva lugu, et mul tegelikult isegi oli siuke bucket list, kuhu ma panin igasuguseid asju kirja ja nüüd ma natuke aega tagasi leidsin selle üles ja avastasin, et ma olen täiesti ootamatult nagu kõik need asjad ära teinud juba, mis seal olid. Nii et praegu mul on selline hästi tagasihoidlik eesmärk taastada selline regulaarne trennirutiin ja lihtsalt trenni jõuda. Ma arvan, et see viib teiste ägedate väljakutsete ja rutiinideni lõppkokkuvõttes. Kindlasti. Alustada tuleb igapäevast. Ja võib-olla siia lõpetuseks, et täpselt kui räägime igapäevast, kas sinu igapäevas on mingi selline üks asi, mida sa igapäev teed, võib-olla sa ei pane seda ise tähelegi, aga mis hoiab sinu elu näiteks korras või et siis sul on kõik hästi, kui sa seda teed? Ma arvan, et värskes õhus kõndimine. See aitab, näiteks hommikul ma jalutan tööle, see aitab on ju päeva planeerida, pärast tööd koju jalutamine aitab jälle natukene niimoodi maha laadida ja mõtteid korrastada, et see kõndimine on kindlasti hästi oluline minu jaoks. Super, aga ma loodan, et kes iganes seda kuulab, äkki kõnnib samal ajal, saab topelt heaolu ja targaks ka. Aga sellisel juhul äkki tänaseks tõmbame otsad kokku. Võtame kaasa äkki selle, et esiteks teadus on äge, teadus uurimine on kindlasti äge. Ja meie tervis arvatavasti on üha enam tänu teadusele hoitud ka tulevikus. Ma loodan ka. Et teeme ise õigeid ja häid valikuid ja minge proovige jiu-jitsut ka. Väga õige. Just. Aga mina olen Ott ja minuga oli Triin Laisk. Aitäh! Aitäh!